Tere kõikidele, ajuloputus! Ja avama silmad vaatajatele ja kuulajatele. Käes ongi meie 8. episood juba ja nagu ikka alustame eelmise osa kommentaaridele vastamisega. Et meil kommentaare on päris huvitavaid, päris palju siin. Võtame mõned üksikud siit välja. Nii palju pikkasid kommentaare ei ole, kõigile ei jõua lihtsalt võib-olla vastata. Et siin on üks, kus küsib, et olen olnud teadlik sellisest vaatest just, et enne tulekut paneme nagu eluplaani või kava siis valmis, aga et nagu lepingud, eks ole, elulepingud, et siis, et kui sa seda, et kuidas see siis nagu käima läheb või kas sellepärast, et sa usud sellesse. Et ei, et mitte otseselt, mitte sellepärast, et sa sellesse usud, vaid sellepärast, et su lapsepõlv kujuneb, on ju vastavalt lepingule. Ja lapsepõlv paneb kõigile aluse, meie tänane teema. et selles mõttes, et see on nagu see perekond, kuhu sa sünnid, annab ju sulle eelhäälestuse. Ja siis vastavalt juba sealt läheb kõik edasi. Et tegelikult selle perekonna, kuhu sa sünnid, pannakse kõik paika ja programmid toimivad sealt edasi ja niimoodi see läheb käima, mitte, et laps ju ei usu millessegi, ta ei teagi neid asju. Aga kuidas seda lepingut tühistada? Seda lepingut saab tühistada ainult nii, et sa muudad ära selle algse programmi, mis sinu sees on. Et kui sa saad selle hirmu sealt kaasa ja selle vägivalla ja mis iganes, et kui sa selle enda sees ära tervendad, siis automaatselt muutub ka siis sinu elu tegelikult. Et see on siis esimene. Nüüd keegi küsib siis toitamise koha pealt, kuna me oleme rääkinud, et head rasva on vaja süüa ja valku on vaja süüa. Et mis asi on hea rasv, aga hea rasv on ikkagi praktiliselt on põhiliselt ikkagi loomne rasv. Et me võime küll mingid taimsed, avokaados on tegelikult head rasva sees, eks ole, siis me võime päris puhtas õiges avokaados, aga need, mis meil siin selle tuligaasiga nagu poodidesse tulevad on ja mis ei ole nagu, avokaadost on asi kaugel on ja. Mõned on päris head, ma olen vaadanud nüüd, kui Hispaaniast on võimalik saada mingid päris häid avokaadosid, et saab ka, aga et avokaadol ja avokadol on vahe hästi suur, sa kohe saad aru selle, kui sa selle võtad. Ja siis ma ei tea, kookosõli võib samamoodi kasutada, aga ikkagi loomne rasv on see, mida aju vajab, on ju. Et siin on muidugi kala ja sellised ka, eks. Nii, siis mis on kartuliga? Üks inimene küsib siis, et ta on ketotoitumist teinud, aga siis, et kas see mida siis nagu kartuliga peale hakata. Ma olen siin kartuli kohta nagu öelnud, et kartul on nagu selles mõttes selle hea selline maandav toitine iseenesest, seal on lihtsalt probleemiks see, et seal on nagu tärklist palju sees, aga kui teda nagu mitte tarbida nagu, kui sa söö iga päev liha ja kartulit ja kui sa teed seda nädalas võib-olla mingi korra ja paari, sõltub millega ta jälle koos sööd, siis mina iseenesest ei näe probleemi. Mõtlesin ka, et ühes saates, et üks naine ütles, et ta ei saa mitte midagi süüa ja siis ta tegi ennast kartuli monotoitumisega terveks. Nii et ei saa, nagu igaüks on erinev ja just ma olen vaadanud ka Sergei Saadi oma viimastes ka intervjuudes ja podcastis ka hästi rõhutab seda, et kõik on erinevad, kõik on hästi erinevad. Nii et selles mõttes on nagu keeruline öelda, aga nii. Siia erinevuse juurde on üks hea kommentaar siia pandud, et Angela, tahtsin öelda, et sinu külalised on äärmusest äärmuseni, veidi segadust tekitab, kui üks ütleb, et nartsissist on hingetu ja see ei muutu kunagi, et sellest terveks ei saa ja siis teine räägib jälle, et saab. Kus siis on see tõde, et veidi lihtsalt segadust tekitav. Ja siis keegi on siia alla veel kommenteerinud, et julgen väita, et kõik külalised on head, sest just siis saabki oma taju kasutada selgeks, et meid on palju, me oleme erinevad ja meil kõigil on nagu oma tõde. Et igaüks meist peab leidma selle omale sobiva ja õige. Et minu jaoks on vaid üks universaalne seadus, ära kahjusta teist teadlikult. Aga selles mõttes hästi öeldud, et leia oma tõde, me kõik oleme erinevad. Jah, sest et ma just mõtlesin selle sinu koha pealt seda, et sina oled ju saatejuht, kes kutsub saatesse külalist, kes jagab oma maailma, mitte sina ei jaga seda maailma, mida sina usud, siis oleks sinu saade. Aga sina kutsud inimesi, kes jagavad oma maailma, et selles mõttes on seal nagu see kuidagi ei lähe vastuollu, vaata. Just. Ja samamoodi tegelikult kõik mingi raamatud on ju kellegi poolt kirjutatud, see on selle inimese tõde. Jah. Et see ei ole nagu et universaalne tõde nii-öelda. Ei eks universaalset tõde on ka mingid asju, ikka on, eks ole. Kasvõi seesama minu just universaalne tõde on see, et ära kahjusta teist, on ju. Jah. Et see on üks universaalne tõde. No, siis... Võtta näiteks meditsiini meediumi raamat on ju. See ei ole nii, et nüüd seal on kirjas näed kõik siuksed asjad ja see on tõde. Et see on universaalne tõde ja ka samas mõnele ju sobib, on ju, mingis hetkes. Just. Küsimus.
kas on võimalik, et suhkrusse paigaldatakse astraaltasandil mingeid programme, mis inimteadvust ja mõistust piirab? Mida ma olen öelnud ka kunagi loengutes välja, on see, et tõepoolest suhkur saab olla programmeeritav, sest et ta on nagu kristalliline aine. Et kindlasti on teda võimalik programmeerida ja kindlasti on võimalik lisada nagu mingisuguseid programme sisse. No mida mulle kunagi näitas näiteks, et need süstid, mida seal haiglas algusest peale pannakse, et need on tuleviku loomise programmid. Seal on juba sees programmid, et kindlasti on erinevaid viisid, kuidas meile sisestatakse erinevaid programme. Kommentaar. Suhkur on tõesti halb, aga kuidas on meega lood? Kas mesi on ka halb? Mesi on kindlasti hästi oluline, et oleks siuke toor mesi, puhas mesi ja et mesilasi muidugi ei toidetaks siis suhkruveega, valge suhkruga, mida ju väga palju tehakse täna. Ja ma olengi see aru saanud, et kui tegelikult õigetel viisidel mett tehakse, siis tegelikult see kogus, mis sa korjata saada, mis tegelikult päris väike. Nii et eks meel on kindlasti vahe, aga eriti kui me räägime mingitest need, ma ei tea, poes on mingid vedelad, mingites plastmass tuubides on lihtsalt suhkrusirup, et neid kindlasti mitte tarvitada. Aga ma arvan, et Eestis on ikkagi nagu meega suhteliselt hästi iseenesest. Ma arvan, et igal ühel on keegi tuttav, kus on kellegi tuttav, kes on mesinik, on ju, et Eestis on nii väike, on ju, et kuskil kellelgi on tuttav mesinik, et sealt nagu sa saad ju piisavalt uurimustööd teha, et kuidas ta neid kasvatab, mida ta seal täpselt suserdab ja teeb, on ju. Minul on ka mitu mesinikku, aga Sergei saadites samamoodi, et ikkagi, aga mesi ikkagi on 50% suhkur. Et me peame jälle vaatama seda, et ta ikkagi veresuhkrule mõjub. Just ma tahtsingi sinna jõuda, et vaata keha ei loe silti, et kas sa sööd nüüd kooki, kommi, Snickersit või siis mett, keha pakendit ei loe. Selles mõttes on vahe, et seal Snickersis muidugi on veel terve hunnik lisajama versus see mesi. Ja kas suhkur ka ikkagi, kas ta on see looduslik allik, kas ta on kiudainetega koos. Millega koos, just ta tuleb, eks ole. Küsimus Katrinile. Mäletan, sa kunagi rääkisid mingi 4-5 aastat tagasi, et kinos sai käi, et olid näinud nägemust, kuidas inimesi justkui tõmmatakse tühjaks kinos. Kuidas sa ennast selle eest kaitsed? Täna olen väga selles mõttes, käin küll kinos, mingi hetk ei käinud ja tõepoolest nägin seda nägemust, et seal teadvust nagu siis imetakse samal ajal. Aga ma pean ütlema, et seda teadvust imetakse täna tegelikult igal pool ja kogu aeg, sest et põhimõtteliselt on nii, et kui sa oma unest öösel välja tuled ja silmad lahti teed. Siia uude unne. Ja siia unne tuled, siis nii kui sul esimesed mõtted pähe tekivad, siis tegelikult on juba, et kas sealt teadvusest hakatakse, sest vaata öösel sa laed ju ennast eluenergiaga ära, sa magad. Ja nüüd siis hommikul sa tõusid üles, sul on uus kogus eluenergiat taastatud ja nüüd kohe esimesed mõtted, mis su pähe tulevad, ju määravad, et mida sa toidad, nagu ma eelmises saates ütlesin, ennast või maatriksit. Ja samamoodi, kui sa siis teed lahti, hakkad sotsiaalmeediat vaatama, kõiki neid asju. Ta praegu on hästi suur see Epstein files. Ja, et kõik loevad ja kõik vaatavad, kogu mu sotsiaalmeedia on neid Epsteini toimikuid täis. Esiteks, seal oli mitte midagi uut, mida me ei teadnud. Lihtsalt veel õõvastavamalt on kõik välja pandud. Teiseks, mina tean, et kogu maailm või kuidas seda musta energiat üldse siin all hoitakse, toimibki tegelikult pedofiilia peal, sest sellega hoitakse madalat. Kui minu arust praegu juba see, nagu see avalikustamine on omaette siuke rituaal, vaata. Jah. Et me tuleme, mõtlesin kuidagi nii, et me tuleme järjest välja sellega näitame, kes me tegelikult oleme, mida me teeme. Kuigi see on tegelikult kogu aeg päevavalgel olnud, on ju. Nüüd lihtsalt nagu veel enam, et see. Siis ei ole ühtegi inimest, nagu, kes sealt on välja tulnud, keda ma ei tea, et ei teaks, et seal oleks. Võib-olla, see nagu, ja siis teine asi on loomulikult see. Et Trump kuidagi teeb nagu näo, et ta lasi need Epstein failid välja, et tema on kuidagi puhas poiss, ise ta jookseb sealt failidest nagu läbi, ma ei tea, kui palju kordi. Ja teine asi siis ka, et miks need praegu välja lasti ja mis selle taustal toimub, see on alati nii. Iga kord, kui mingi suur aplaava, siis taustal taga on. Ma juba nägin, et kuskil oli see uus maailmakord välja kuulutatud, Kanadas vist. Et ja siis nii ongi, et aga tuleme tagasi selle juurde, mis öeldi, et meie teadvuse võetakse energiat kogu aeg, sest sa võtad selle mõtte ja hakkad seda mõtet ketrama. Mul käis täna ühe kliendi elukaaslane ja siis ta ütles, et tema ütleb, et meil üldse vaba tahet ei ole, sest sa ei saa valida, mis mõte sulle pähe tuleb. Küsib, et kas sa saad valida, mis mõte sulle pähe tuleb. Nõus, ma võib-olla ei saa valida, mis mõte, aga kas ma seda mõtet ketran või mitte
ja kas ma vahetan ta välja. Just, milleks seda muudad? See on minu valik, selle koha, et mina ütlen, et meil on vaba tahe. Nii et siin on samamoodi, et kinos käimised ja kõik muud asjad, ma olen praegu just väga palju kinos käinud sellepärast, et ma näen, mis lähiaastatel on toimumas, mis on tulemas. Ja mind väga huvitab, mida nad meile kõike praegu ette näitavad. Nii et selles mõttes filmides on see taustainformatsioon olemas, kui sa oskad seda vaadates ja seda kõike sealt näed. Ja. Aga meie tänane teema, Matrixi lapsed. Matrixi lapsed, David Icke on sellise pealkirjaga raamatu kirjutatud. Jaa, see on mul täitsa kapis olemas, lugenud ei ole. Just, Matrixi lapsed, jah. Aga räägime täna lastest tõesti, et kus see elu siis ikka muud alguse saab kui lastest. Kust me siis alustame? Sellest kõige algusest. Kuidas see laps siia maailma tuleb siis? Alustame algusest, nüüd me oleme vist lahti rääkinud selle, et elav hingeline inimene peab siis oma hingevaimu ja füüsilist keha. Seda oleme nüüd ka rääkinud, et hinged, vaesekesed istuvad seal kuu peal, trillid taga puuris. Need saadetaksegi siia sellesse reinkarnatsioonitsüklisse või ingliskeelsena recycling. Kogu aeg tuuakse meid tagasi siia süsteemi ja selge on ju see, et Matrixil on ainult üks mõte. Toit. Ainult üks toit. Patareid kestada siis. Energia. Jah, energia. Et täna oli just see, inimesed tegid jälle rahvaalgatuse seoses elektrihindadega. No selle, mis see on see taotlus. Ma postitasin just naersin, et sa võid täpselt sama hästi, kui sa saad kevadel või ma ei tea, suvel omale puugi, siis saada talle kiri, et ta lahti laseks. Kas ma saan aru, et väga palju inimesi vist ikka veel elab illusioonis. Et kas me saame aru, et meil on siin üks näljane parasiit ja see parasiit on nagu aina näljasem, tema auk läheb nagu aina suuremaks ja keegi ei jõua seda toitega üleval hoida. Ja see, et need lapsed, kes siis siia nii-öelda nagu tulevad, siis need elud, mis sealt Matrixi süsteemi järgi siis nii-öelda nagu kaasa antakse, see kuvand või see skript, mis iganes see on, siis see on igal juhul üles ehitatud selliselt, et inimene oma eluteel toidaks võimalikult palju Matrixit. Ehk siis, mida rohkem kannatust sa saad talle sinna peale kruvida, sellesse skripti sinna, seda parem on. Ja. Et see on see oluline aspekt. Nüüd, kui me räägime veel korraks hingelise ja hingetu teemast, sest hingeline on oluline, sest ta annab seda energiat, seda elus energiat. Hingetu selles mõttes ei ole oluline, et tal ei ole seda energiat, mida anda. Aga tema on see töömesilane, kes siin kaevab ja ehitab ja täidab auke ja läheb ametnikuks. Ehk siis ta on nagu, mõistat, ta ongi nagu süsteemitööline, et ta läheb politseinikuks, ta läheb kassapidajaks. Jah, ta läheb sellistesse kohtade, ma arvan, et isegi hingeline läheb enne sinna kassapidajaks, et aetakse auku. Aga nagu süsteemi tööd tegema, kes siis nagu aitab süsteemi kaitsta, sest sa oled ju süsteemi looming. Ja see tähendab seda, et sinu programmid on ju niimoodi üles ehitatud. Sest et kindlasti on näiteks politseis ka raudselt on tavalisi inimesi. Igal juhul on ja seal on ka südamega inimesi. Aga kui sa vaatad valdavat massi, siis on kas see hästi traumatiseeritud, kellel see hing ongi nagu kadunud, või siis on ikkagi see hingetu või sõjaväelased. Et sellepärast ongi, et see on see, kui sealt sellest Star Warsist, kui me vaatame, eks on see kloonide armee, see ongi lihtsalt tehakse hästi palju neid kloone, sest et nemad ongi siis need nagu töömesilased või sipelgad või ma ei tea, kuidas me neid nimetame. Et selles mõttes me jõuamegi siis nagu kahte kohta ja kuidas tekivad siis hingeline inimene ikkagi eostuma peaks läbi nagu mingisuguse armastusenergiagi. Ja kindlasti on hästi oluline, mis ma just täna mõtlesin, see vaba energia nagu kahe inimese vahel. Et kui ikkagi nagu naist vägistatakse või mingid sellised protsessid on töös, siis üldiselt ikkagi ei tule hingelist inimest. Ja. Et see eostamise moment või kui inimesed on sügavas alkoholijoobes, kui inimesed on narkojoobes, kui inimesed on mingites sellistes protsessides, siis on väga ebatõenäoline, et tuleb hingeline laps. Et eostamine on siis, ütleme siis see kõige esimene samm, et seal võiks ikkagi olla vanemate vahel selline ilus ühendus. Armumises faasis tavaliselt on.
ja siis muidugi eeldab seda, et keegi neist on ikkagi hingeline. Nii, mis siis saab edasi? Siis on meil raseduse aeg, mis tegelikult siis määrab ka ära kogu meie elu teeks tohutult palju. Sest me hakkame ju, kogu meie süsteem hakkab arenema välja juba emakõhus. Ja nii kui meile ju tekib juba kõrvad kuulmine, siis me tajume ka kõike, mis väljapool on. Ehk siis närvisüsteemi areng, aju areng, neerupealised, kõik juba seal toimib. Et kui ema, üldiselt on ikkagi naine täna viidud ju väga suurde kriisi. Naised on puhtalt ellujäämises. Ja kui sul on näiteks kodus, ma ei tea, kaaslane, kes sind peksab või mõnitab või on pidevad mured, petab või ütleme, et on mingid muud, näiteks ei ole raha või keegi joob, ma ei tea, mis iganes need on, eks ole, või on mingid tervisemured. Emal on näiteks endal sees väga palju hirme ja siis ta kogu aeg elab neid välja. Ema ise näiteks on agressiivne, karjub, röögib. Ma ei tea, mis need seal kõik on, eks ju, seda ju kõik laps nagu võtab endasse. Ja öeldakse, et see raseduse aeg peaks olema selline nagu eriti nagu püha aeg. Ja ema ei tohiks näiteks isegi vaadata mitte midagi vägivaldset, näiteks filme, vahet pole mida, rääkimata sellest veel, et kodus on mingisugune tragöödia. Ja et see peaks olema selline hästi puutumatu aeg. Ja siis ka see, eks ole, kuidas raseduse ajal ema oma tervist hoiab. Milline on tema puhtuse tasand, kas ta laseb seal mingit parfüümi endale peale või kuidas ta sööb. Ma ei tea, osad, ma olen näinud siin, joovad alkoholi, suitsetavad. See on ju kõik, et see laps ju kogu aeg saab mürgitatud, kes teevad mingeid aineid. Suitsetatakse kanepit. See on lõputu, eks ole. Et selle ju kõik laps nagu endasse korjab ja närvisüsteem sellest saab ju siis tugevalt mõjutatud. Ja loomulikult ka füüsiline tervis. Ja siis tea, mis veel raseduse ajal või? Ultrahelid. Jaa. Täna on isegi tehtud ju uuringud sellest, et nad on väga suuresti autismiga seotud. Ja mida mina tegin ka viimase lapsega oli see, et ma tahtsin kodusünnitust saada. Ja siis seal peab olema tehtud üks ultraheli, muidu ei saagi, eks ju. Ja siis ma ootasin iga, kui laps oli siis põhimõtteliselt välja arenenud. 8,5 kuud midagi sellist ja siis tegin alles selle ultraheli. Ma ei teinki enne, et täna on võimalik keelduda. See veel, et sa käid seda pidevalt tegemas. Ma kuskilt kuulsin, nad käivad lausa iga kuu või? Iga kuu käivadki arsti juures. Aga samamoodi näiteks ka igakuine arsti juures käimine, et rasedus ei ole haigus. Ma olen ka mõelnud, mida te käite seal nagu? Ei, mina ei käite, kui midagi juhtub valesti on. Mina ka arsti juures, ma käisin paar kuud üle, võtsin ennast arvele, siis oli juba, ma mäletan, kas 5,5 kuud, siis võtsin ennast arvele. Ja siis läksin, siis ka tundsin, et hästi pahan olla. Läksin sinna, siis proovid teha, jah, tõesti raud oli hästi madal, oligi vaja rauda juurde võtta. Aga sa lähedki siis, kui midagi on nagu paigast ära. Et mitte ei käi seal niisama kogu aeg, et anname verd, anname uriini, anname seda teist, kogu aeg on mingi torkimine, lapse katsumine, vaatamine. Et kunagi nagu sellist asja tegelikult pole olemas olnud. Et see ultraheli on jah väga ka kindlasti asi, mida ei peaks tegema. Plus, mis ma veel kuulsin, üks tuttav, minu vanune jäi ka rasedaks ja rääkis mulle, et ta liitus ühe Facebooki grupiga, rasedate grupp seal ja kõik siis paanitsevad seal ja küsivad, mis vaktsiin endale teha nüüd raseduse ajal. Ja ma nagu vaatan seda teksti, mõtlen nagu, ma arvasin, et meil on nagu asjad nagu paremuse poole liikunud peale seda aastat 2020 kuni 2022 on ja siis tuleb välja tei, et seda ma elasin oma roosas mullis üksi, siis oih, aga päris jõhker nagu. See on nagu nii hea võrdlus, ma olen sellest rääkinud, et kui sa vene ajal olid rase, sa ei tohtinud isegi aspiriini võtta. Saad aru? Nagu, kui sul midagi viga oli, see, et mine joo kodus kummeli teed. See oli nagu rasedal oli keeratud anda või ühtegi ravimid, ainult kui siis oli tõesti nagu eluohtlik olukord, mis iganes. Täna on nagu see, et rasedad saavad gripivaktsiinid, puugivaktsiinid, koroonavaktsiinid, kindlasti on veel mingid vaktsiinid, millest ma ei tea. See on nagu katastroofiline. Ja siis veel kord ma rõhutan seda, kuidas kõik kiruvad seda vene aega, aga kui ma vaatan sinna tagasi, siis nagu
oma rahvast nagu kaitsti väga rohkem. paljud asjad olid täiesti teistmoodi. Kohe muuseas räägime sellest, kui me jõuame rinnapiima immuunsüsteemi juurde, siis räägime vaktsiinidest natuke rohkem. Aga see on jah see, et rase peaks ennast nagu täielikult kogu väliste mõjutuste eest, kõige eest, see rahu, sisemine rahu ja kõik see peaks olema primaarne. Hästi-hästi oluline. Ja ema-isa puhul nagu see, et kui sa seda uut elu hakkad looma, siis peaks nagu aru saama, et see ei ole ainult sina enam. Ja eriti esimesed aastad, et kui alguses see lapse siia tood, et ennast tuleb kõrvale panna. Sa pead ennast lapse jaoks nagu sellel hetkel hoidma ja ei ole nii, et et ma ei tea, ma tahan seal umbes, ma ei tea, suitsetada ja juua, mis vahe seal lasta olla sealt. Siis ei ole vaja lapsi saada, eks. Ja no tihti öeldaksegi, et laps kohaneb meie järgi tegelikult on vastupidi, et sina pead nüüd lapse järgi kohanema. Ja siis sünnitusprotsess, see on terve ooper ju. Selilia. See on terve ooper. Surmaenergiaga haiglasse ja haigla, kus on valgus, kus on 100 inimest, kus on kisa, kus on kära, keegi kõrvaltoas karjub mama, pomagi nagu mul esimesel sünnitusel oli. Venelased karjuvad hästi kõvasti. Mul ei ole venelaste vastu mitte midagi, aga lihtsalt nagu kõik see, mis seal toimub, pigem tõstab ärevust, mitte ei too seda nagu alla või loo seda turvalist ja rahulikku ruumi. Ja siis sul on suvalised inimesed, kes voorivad sisse välja kogu aeg. Ja mind pandi ka esimene kord selili sünnitama. Oli katastroofiline täiesti. Rohkem ma seda korranud ei ole mitte kordagi. Aga ma tahan ka öelda seda, et aga mida laps kogeb sünniprotsessis. Et Stanislav Grof on kirjutanud raamatu Tulevikupsühholoogia, millest ma olen siin võib-olla enne ka korraks rääkinud ja tema räägib siis ka perinataalsetest sünnimaatriksitest, kuidas laps hakkab tulema siis läbi nagu 4 faasi. Esimene on see siis, kus sünnitus hakkab pihta ja siis emaka kokkutõmbavad hakkavad käima, siis laps juba tunneb mingi muutus on. Ja siis ta hakkab see väljumine, sünnikanalis olemine, välja tulemine, et kõik need on siis erinevad baasmaatriksid. Aga just see, et esimene maatriks on siis, kui ta on üldse seal üsas, kogu see raseduse aeg ja nii edasi. Aga igas sünnimaatriksid võib kogeda erinevat traumat. Et kujuta näiteks ette, et sa oled sünnikanalisse kinni. Istud seal mingi 10 tundi, mis iganes sina seal, sul pole ju aega, ei vaata kella, et huvitav kaua läheb veel või sa ei tea mitte midagi sellest. Sul on võib-olla nabanöör ümber kaela, sa ei saa seal hingata hästi. Seal on lõputu hunnik neid variante. Siis samamoodi see välja tulemine, võib-olla siit tõmmatakse mingi pumbaga või mingite tangidega, võib-olla sa ei saa teed välja, ma ei tea, mul ema tüppas kõhu peale, et laps välja tuleks nagu vend, kui oli sündis. Et seal on nii palju asju, aga kujutad ette see väike olevus seal ju kogeb seda kõike. Ja mis ma leian, mis meie sünnituste juures täna põhiprobleem ongi see, et minu meelest sünniprotsess käiks väga hästi siis, kui kõik suudaks lõdvestada. Oleks lapsele hea, aga kõik on ju nii pinges. Täna on näiteks, on rääkida juba need naised, kes on samamoodi võtnud seda RNA magneesiumit, seda kontoma magneesiumit. Need sünnitused lähevad palju kiiremini. See sünnitoetajad, ämaemandad on rääkinud seda, sest et see lõõgastus on. Tihti ka haiglas süstitakse magneesiumist, kui on nagu vaja. Ehk siis, et kõik on nii pingel, kõik on nii hirmus, siis kõik need valud ja nii edasi, et see on justkui nagu nii ebaloomulikuks kogu see sünnitus läinud, et sealt juba tekib nagu lapse jaoks terve rida asju. Et minu laps ka esimene laps tõmmati välja siis selle vaakumiga, sest et lihtsalt ma olin seal piinel juba 12 tundi ja mida nad seal kõike muga tegid. Ja tal on magamise probleemid ja söömise probleemid väga tugevad. Et selge see, et midagi sai väga tugevalt kahjustada, eks ju. Ja kui sa veel vaatad nagu seda ka, et kui see laps sealt siis sellest sünniprotsessist siis nii-öelda läbi käib, et võib-olla seal raseduse ajal oli kõik veel enam-vähem okei, aga siis sealt tuleb võib-olla terve hunnik mingeid asju, lapse närvisüsteem pärast on täiesti katkine. Et me oleme kõikide asjadega läinud väga kaugele sellest, mis on loomulik, mis on nagu lapsele hea, mis oleks emale hea. Et kõigil on ikkagi seda vaja, et jälle seesama see turvatunne, et turvatundes ma saan lõdvestuda. Sa mainisid seda piina ja kannatust, et tegelikult sünnitus ei peaks üldse valus protsess olema, ma olen kuulnud originaalis.
no mul on erinevaid kogemusi, mul on 3 sünnitust. Teises sünnituses, praktiliselt mitte midagi. Laps tuli lihtsalt niimoodi välja, nagu lupsti. Lihtsalt, ma olin püsti ka, muidugi käisin seal ringi minu meelest, kui esimene sünnitus oli 12 tundi, teine oligi 6 tundi ja hästi nagu lihtsasti tuli välja, ma ei saanud isegi aru nagu. Natuke aega pärast sünnitust juba istusin laps käes, nagu mitte mingit probleeme polnud. Ja siis esimesed, teised sünnitused on, esimene, 3. on olnud ikkagi väga erinevad kogemust, kuigi 3. oli kodusünnitus, aga ikkagi. Et kogu see sünniprotsess ongi nagu nii ära moondunud meie jaoks. Et sealt ikkagi lapsele tuleb kaasa nagu väga palju traumat. Ja siis, kui me vaatame veel ema nagu vaatenurgast, et kui see ema samamoodi, siis seal ma ei tea, on pärast sünnitusjärgses depressioonis, on katki alt, ma ei tea, seal ju lõigatakse, kui laps tuleb välja, tihti lõigatakse lahkliha lõhki. Seda tegelikult teha ei tohiks. Lahkliha peaks ise rebenema sealt, kus ta rebeneb, mitte et sa lõikad ja ta kasvab pärast ise ilusasti kokku. No näiteks minul viimati oli ka viimane kord, mul enne ka olnud, aga ka lahkliha rebend. Oli nii esimese siis kui teisega, aga esimesega lõigati. Ja 3. tähendab, oli mul siis see rebend ja siis ei lõigatud midagi, ta lihtsalt rebenes ja ma ei lasse seda kinni õmmelda. Ja läks ise ilusti nii nagu ta pidi. Aga esimene kord siis lõigati ja siis õmmeldi kinni. Mul olid sellised närvivalud seal kuid peale sünnitust. Ma olin pärast sünnitust valuvaigistite peal. Ma ei tea kui kaua, sest et siis oli augustikuu lõpuks läks see haav mädanema. See oli nagu terve saaga. Ja siis võtame need ained, mida siis antakse meile, et neid valusid leevendada. Süstid selga ja... See süst selga oli nagu, ma olin ka juba hästi kaua valudes olnud, siis ma lõpuks ütlesin, et teeme epiduraali. See esimene sünnitus. Kuigi ma ei tahtnud. See oli nagu täielik surm. Esiteks valud tegelikult ära ei läinud. Ma mõtlesin, et valud lähevad mingiks ajaks ära, et ma saan natuke magada ja puhata. Ja siis mul on jõudu uuesti. See täiesti vastupidine protsess, see võtsi igasuguse jõu ära. Ja siis kõik need mingid gaasid, mis seal veel on, no ei. Et see on küll nagu selline koht, kus tuleks ikkagi nagu ausalt kaine peaga läbi minna maksku, mis maksab. Et see on ikka väga julm. Et kindlasti ei ole head ideed üldse. Nii et jah, et selles mõttes on see sünnitus nagu hästi kaugele läinud ja kui see lapselt nüüd välja tuleb ka, siis esimene asi tegelikult peakski saama ema rinnale, aga peaks olema tegelikult hämar valgus, vaikus, rahu. Pluss see nabanööri läbi lõikamine, mida liiga kiiresti tehakse. Ja siis nabanööri ei tohiks üldse läbi lõigata, see peaks ikkagi, nagu ma ütlesin, kõikides asjades on see, et ise laseb lahti, mitte vägisi. Ja kui seda protsessi saab niimoodi hoida, siis on see algus ikkagi juba, ütleme kordades parem. Ja laps ema rinnale. Ja kui sa nüüd võtad tagasi jälle kerime sinna Vene aega korraks, see on küll seal nagu, et kõik olid haiglates, siis need lapsed pandi sinna ühte ruumi, karjuma, ma ei tea, mitukümmend tükki neid seal karjusse kujutamise närvisüsteemiga. See juba trauma, jah. Jah, kujutamise närvisüsteemiga teeb. Esiteks sind eraldatakse sellest emast ära, sa oled täiesti üksinda. Sul on võib-olla kõht tühi. Võib-olla sul ei ole kõhtühi, aga siis sa kuuled su ümber, kõik röögivad ja mingid turvaruum ja midagi oled, sealt on juba närvisüsteem saanud nagu tohutu nagu paugu. Ehk, et kogu see sünniprotsess üle sea ka ja täna kuulutatakse nii ohtlikuks see kodusünnitus, seda räägitakse nii hirmus ohtlik. Aga kui me protsentuaalselt võtame seda, et kui palju inimesi sureb kodusünnitusel ja kui palju sureb haiglas, siis kus rohkem sureb? Igal juhul haiglas. Aga miski pärast, et kui arstid kellegi ära tapavad, siis see ei ole mitte midagi. Aga kui kuskil mujal midagi juhtub, siis see on nagu täielik katastroof. Et siin on ka nagu ikka, et double standards, topelstandardid. Aga jaa, et siis see maatriksist tahetakse igal juhul kogu aeg teha seda, et su närvisüsteem saaks algusest peale pidevalt järjest kogu aeg pauke. Mitte mingil juhul ei saa sul olla turvatunnet, maandumist, et sa maandud siia planeedile, see on nagu tead, ma arvan, et sa oled kindlasti lennukiga sõitnud. Siis vahel on sellised maandumised, et sa mõtled, et kas me jääme ellu või ei jää. On mingi hull tuul või mis iganes tõng ja see hüppab veel mitu korda, siis hoiad sealt toolist kinni ja siis nagu raketiga. Ja siis käib see pauk ära. Ja siis ma ei ellu. Vot, ma kirjeldaks seda siia tulemist samamoodi. Et sa jääd küll ellu,
aga traumeeritult. aga see, mis sa siis nagu, okei, noh, see lennukiga nagu, aga samas sa võid ka lennukiga sellise maandumise teha, et sa näiteks rohkem lennuki peale enam ei lähe. Noh, on täiesti võimalik. Jah. Vaatan, lennukid kogu aeg lenduvad sul sealt. Aga see on nagu võrreldav võib-olla sellega, mis juhtub, et kuidas ma sealt ülevalt siis alla saabun ja siis, kui ma lõpuks sealt välja saan, see on nagu noh, ma olen pangestunud, tardunud täiesti seda aru. Ja siis mõtlen, et huvitav, mis nüüd saama hakkab. Ja ma ei tulegi sellest tardumist välja, sest see maandumine oli nii ränk ja nii raske. Ja siis lapsed karjuvad, ei maga, emad lähevad stressi, sekkavad emad karjuma laste peale, sest nad ei saa enam hakkama. Ja siis ongi juba, kõik on sassis. Ema ja lapse vaheline suhe on ära lõutud. Ja noh, ja siis need nägemused kõik, mis mina olen ju näinud, mis seal haiglates veel tehakse, kuidas meile süstitakse, beebid viiakse taha ruumi, seal süstitakse igast asju nabasse sisse, mida kõike veel. Nii et noh, seal on nagu, kõik see on väga kirju, mis seal toimub. Ja siis loomulikult siis need süstlad, mis seal iga nurga peal ootavad ja tahavad sulle kohe õlga tungida. Ma olen kuulnud jubedaid lugus, et isegi kui vanemad nagu on öelnud, et me keeldume süstist, siis noh, ikka tehakse ära ja mis iganes, et ja, seda küll. Et kui nad ikkagi vähegi saavad, siis nad nagu suruvad selle ära, et see on ikka karm või siis seesama K-vitamiinisüst. Siis on ju minu ajal olid ka need mingid proovid võetakse, mingite pärilike haiguste proovid. Noh, ma räägin, mingid pärilike haigused pole olemas, et on ainult pärandatud hirmud, uskumused. Ja et selliseid asju pole olemas, siis kui mina nagu keelasin oma lapsele kõiki neid asju teha, siis noh, see oli selline sõda seal haiglas, et küll ma olin puukollist ja jumal teab, mis seal, et noh, meilt käidi seal kordamööda peedistamas. Aga nagu viimase lapsega ma sündisin kodus, emad tegi oma toimetused ära, läks minema, siis tuli ühe korra veel last vaatama, mu laps ei näinud arsti enne kui mitu aastat läks mööda, enne kui seda, eks lõpuks oli talle üks kord kõrvapõletik, kui ma pidin semosse minema. Aga see ka, ja siis sa saad selle lapse kätte, sa käid iga arsti juures. Nagu noh, ja sa lähed veel sellisesse kohta, kus on haigeid lapsi kõik kohad täis, ma ei tea, seal on igast viirused, värgid, särgid, milleks sa pead selle täiesti vastsündinud beebiga üldse kuskile minema. Ja mina proovisin oma väiksemat last hoida niimoodi, et see oli ka nagu öeldud, et hea on, kui ta 6 kuud üldse võõraid ei näe, kui ta on ainult nagu oma perega, oma emaga ja siis, kui ta natukene nagu tugevneb või nagu teissuguseks, noh, ütleme, see energeetiline tugevus hakkab tekkima, et siis sa vaikselt saad teda hakata kuskile viima. Mulle meeldis väga, kuidas mu ühed sõbrad ütlesid, et nemad mõtlesid alati niimoodi, et kui nad mõtlesid, kas minna lapsega kuskile või mitte, siis lapse teadvus, sellised uuringud on tehtud, et on vaadatud siis meie teadvus, siis kui see on nagu LSD all ja siis nagu lapse teadvust, millised on. Ja sa oled sama avatud, nagu tajud kõike ja teadvus on hästi avar. Ja siis mõtlesin ise, et kas sa tahad minna, kui sa oled LSD-d võtnud kaubanduskeskusesse? No ei taha minna, sest et sa tunned ja tajud kõike. Ja siis nad ütlesidki samamoodi, et nad ei viinud oma last sellistesse kohtadesse, aga täna ma vaatan, emad saavad selle lapse kätte sinna sellesse, mis iganes autotooli, nii meik peale, lõhnad peale, lähen kaubanduskeskusesse patseerima ja mingid, ma ei tea, uusi sukkpükse ostma, mis iganes. Ja siis mõtled seal kõrval, et miks see laps röögib seal autotoolis nagu ratta peal. Sellepärast, et tema närvisüsteem ja kogu tema teadvus on selline, et ta tajub kõike. Kõike, mis ümberringi toimub, kõike ta endasse võtab. Palju kaubanduskeskuses on korraga inimesi, mis sa arvad? Palju. No mingid, ma ei tea, 1000. Ja siis sa oled seal ja saad nagu kõik on sul tunda ja tajuta. Või kas see, mis me täna seal teistelt inimeselt tunneme, tajume, kas see on hea? Valdavalt mitte, sest inimesed tunnevad ennast kehvasti. Eks, et see on nagu siis nagu selle sünniprotsesside juures ikkagi nagu, noh, ütleme selle alguse protsessi juures on ikkagi see, et algus peaks olema rahu, vaikus, laps emaga ühenduses kogu aeg, ema vastas, ema juures või kui ema ei saa, siis näiteks isaga, aga võimalikult palju peab olema lähedust, puudutust ja seda ühendust. Matriks teeb nüüd vastupidi. Mis veel oluline on ju rinnaga toitmine. Et laps saaks ikkagi rinnapiima, et kus see päris immuunsüsteem ja kõik tuleb, on ju. Need pulbrid, need piimapulbrid asjad, mis meil nagu lettidel on see, kas inimesed, kes seda oma beebidele annavad, on üldse lugenud seda pakendit, nagu mis asjad seal pulbris sees on või? Ma arvan, et ei ole, sest kui nad loeks, siis nagu ma ei usu, et keegi päriselt annaks seda oma lapsele edasi. Ei, aga mina arvan, et nad annaks ikka, sest et ega nad ju ise ka väga ei loe, mis nad söövad.
ikkagi inimesed ei anna sellest ja võib-olla seal ongi pigem, sest nad isegi ei tea, vaata, mida need asjad organismis teevad või mis need sõnad seal üldse tähendavad. Just, sest et need sõnad on kõik sellises keeles ehk ladina keeles, millest mitte keegi mitte midagi aru ei saa ja sa ei teagi, mis seal sees on, sest kui sa reaalselt pakendi ümber keerad, seal ei ole kirjutatud ju mürk see, vaid seal on mingi ilus ladinakeelne nimetus. Pluss reeglid, kus siis on tehtud nii, et sa ei peagi teatud aineid siia pakendi peale kirjutama, mis seal tegelikult sees on ju, kui sul mingi väikses koguses ei pea kirja panema ja mis kõik veel on ju, et. Aga no rinnapiim on selles mõttes, et hästi huvitav, et hingetutel naistel ju rinnapiima ei ole. Sest see on seotud ju südametasandiga, energeetikaga, kõik nagu kogu selle hingelise maailma protsessiga, rinnapiim on hästi sügav see. Ja täpselt samamoodi tegelikult, kui me oleme traumas ja süda on kinni, siis ka siis samamoodi ei avane nagu need, et see on ikkagi selle armastuse väljendus oma lapse kõige vastu. Ja kuna siis hingeliste naistel seda rinnapiima ei olnud, siis seepärast ma ütlesin, et hingetutel selle koha pealt neid vaktsiine võib-olla isegi vaja on, et neil on null immuunsusüsteemi. Neil ei ole neid süsteemi. Ja nagu sa ütlesidki, vaata, see, mis on hingelisele kahjulik, on hingetutele vajalik. Täpselt need päiksekreemid ja süstid ja asjad, nad ei saagi ilma nendelt hakkama. Jah, et nemad peavadki seda saama, aga ja ma märkan ka seda, kuidas meil nagu kõik räägivad, et ma ei tea, isegi loomade koha pealt või laste koha pealt on, et oid see haigus tuleb ja teine haigus tuleb. Ma tahaks kogu aeg küsida, et kas te olete ära unustanud, et inimesel on olemas immuunsüsteem ja kui ta saab emapiima nagu õige nagu ütleme niimoodi, et õige pikkuse ajaga, et vähemalt ikkagi võiks saada, pool aastat ma julgen küll öelda, aga tegelikult võiks pikem olla. Ja kui see kõhu mikrobioom areneb välja korralikult ja normaalselt, sest väga suur osa tegelikult immuunsüsteemist on seotud seedimisega, siis su keha saab hakkama kõige hullemate asjadega. Või teine variant on see, et immuunsüsteem on ju otseselt seotud stressitasemega. Kui sa, ütleme, et sa isegi sööd natukene kehvemat mingit asja ja aga sa, kuidas see saab olla, et see siin väga huvitav, et kui sa isegi sööd, ütleme, et ma ei tea, vanematel on nii palju raha või ei ole puhast toitu, ma ei oska öelda, aga kui sa oled hoitud, kui sa oled toetatud, kui sa oled hoitud, kui sul on armastus, sa ei ole nagu ellu jäämises, siis su süsteem suudab ka hoopis teisi asju taluda. Su süsteem suudab seedida, sest et kõik on nagu tugev, aga teise koha pealt. Aga täna võib isegi olla see näiteks, et sa, ma ei tea, sa saad jumala puhast toitu ja sa teed kõiki asju puhtalt, aga su närvisüsteemi, see, kuidas sa elad ja kõik oled, ma ei tea, keegi mingi õudne, ma ei tea, peenvegan või mis iganes, eks ole, aga sa näed, nagu ma siin ükskord naersin, et jumala kuri, et ta räägib küll, et ta on vegan ja toit on puhtalt, aga ta on nii kuri, et ta võib ükskõik kui puhast kulda süüa, aga see ei muuda asja. Ja sa vaatad teist, kes sööb seal mingi pannkooke ja suhkrut on ja jumala terve, kõik on nii hästi. Ja sest et tema sees on nagu teistmoodi asjad. Nii et selles osas me peame ikkagi nagu aduma, et tegelikult kõige suurem nagu kaitse igas mõttes või tugevuse loob see, kui on see rahutasand, kui ei ole ellujäämist ja kui stress ei ole nii kõrge. Aga rinnapiim iseenesest on ikkagi see, mis arendab välja lapse immuunsüsteemi. See on nagu hästi-hästi oluline ja naistel, kellel seda ei ole, või ütleme, alguses ei saa käima või seda on ju, võiksid ikkagi, kui vähegi saavad nagu panustada, käia imetamisnõustajate juures on ju, teha selle nimel tööd. Sest minul oli näiteks emmaga väga huvitav niimoodi, et mul esimeste lastega ka piima oli jätkus 8 kuuks ainult. Ja siis, kui emma sündis, see oli samamoodi, et ta sõi, niimoodi lasi järjest 7-8 korda järjest, üks ründ, teine ründ, ja ma saan aru, et ta nälga selle ja et ei tule nagu piisavalt piima. Mõtlesin ka, okei, hakkab jälle see ema pihta. Ja siis küsisin ämmaemade käest, mida siis teha, ta ütles, et tead, et hakka juurde andma, aga anna juurde, aga ära rinda ära jätta. Mõtlesin, okei. Otsisin välja, kui ma Kristofferile ka esimesel lapsele kunagi andsin, holle need piimad on olemas. On siis kitsepiima põhjal tehtud, need pulbrid, ökopulbrid. Ja hakkasin siis talle seda andma ja ta hakkas niimoodi, aga ta jätkas kogu aeg imemist, nagu rindaga, kogu aeg võttis ja ise reguleeris vist peaaegu iga 40 minuti tagant või mis iganes. Ja läks aega 2 kuud, kuni ta siis kogu aeg tegi niimoodi, et ta pidevalt võttis rinda ja kogu aeg jättis ise kunstpiima vähemaks. Lihtsalt ei võtnud vaata mingitel kordadel. Ja nii kaua tegi seda tööd, kuni rinnad hakkasid mõlemad tööle. Ja pärast oli niimoodi seda. Ja ma mäletan veel seda kõige viimast korda, kus oli niimoodi, et ma tegin selle piima talle valmis,
ta sõi vist sealt ainult natukene pool ära veel. Järgmine päev ta ei võtnud mitte ühtegi koodleruutipudelit suu. Kõik, mitte üht tilka ka. Ja sellest hetkest oli juba piin täiesti olemas. Nii et vahel on vaja tõesti mingit abi, aga ta sai 2,7 aastat pärast nagu puhtalt rinnapiima ja see algus paar kuud või 1,5 kuud oli see vist tegelikult ainult. Oli vaja nagu natukene toetada, aga tegelikult laps ise imeb selle käima või imeb selle lahti. Nii et sinna tasub panustada, nagu tõesti tasub panustada. Ma olen kuulnud, et vanasti oligi nii, et anti puhast kitsepiima lihtsalt selle asemel, kui endal rinnapiima ei tulnud. Jaa, kitsepiima ka, see on ka variant. Aga ongi, Hollel on olemas need kitsepiima poolud juba olid sel ajal, kui minu lapsed väiksed olid, ma andsingi neid. Et seal sõltub muidugi ka see, et laps mingid asju võtab ja mingid asju ei võta. Arsti juurest antakse sellised aptamilliselt kaasa, aga see on üks hullemaid. Et seda kindlasti siis mitte võtta. Nii et jah, aga ja samamoodi, mida mina vaakasin, see oli ka, et laps ei vaja tegelikult väga kiiresti toitu, nagu rinnapiimale lisaks toitu. Sest ma jälgisin ka, et kui emma ikkagi sõi nagu väga korralikult rinda, siis tegelikult läks aasta peale. Ma olin küll andnud talle varem natukene proovinud anda, aga tegelikult see rinnapiim andis talle kõik. Ja läks kõvasti üle aasta, kui ta tegelikult huvitus või hakkas üldse rohkem sööma. Et muidu öeldakse, et sa pead 1,5 aastast juurde andma. Osad on isegi, et sa pead 3.–4. kuust juurde andma. Ei pea, sa koormad juba selle süsteemi üle, ta ei saa rahulikult välja areneda. Ja just ma mõtlengi ametlikud soovitused jälle on ju. Ametlikud soovitused. Milleks need tehtud on, kellel need tehtud on ju. Ja sa juba ju segad ära, sest rinnapiimast tuleb kõik see puhas kraam ja siis sa juba tood need toidud sisse, aga need ei ole ju puhtad täna. Ükskõik mis need beebi mingid põnnipüreed või mis iganes, me ei tea ju, mis seal sees tegelikult on. No teine asi on ise mingid püreed teha on ju. No ja aga see jälle, ükskõik mida sa ostad, mina olen öeldud, täna ei ole olemas puhast asja, et ei ole mõtet seda illusiooni enda jaoks luua. Pritsitakse ju igalt poolt. Ma just tahtsin öelda, et isegi need inimesed, kes väidavad, aga ma oma aiamaal kasvatasin, aga mul oma hoovis kasvab õunapuu. Paar aastat tagasi Bauhofist ostsid selle GMO õunapuu on ja siis panid kasvama, nüüd on oma õunad. Aga pritsitakse juba, isegi kui mul on see 50 aastat vana õunapuu seal, mida ma lõikan ja mis ilusasti annab, aga küsimus on ju selles, et ülevalt ju kogu aeg pritsitakse, kõik langeb alla. Okei, kui sa kasvatad kasvuhoones, et see kate on peal ja siis kasvuhoones sa kõik esiteks kasvata, tõenäoliselt kurke, tomated, võib-olla viinamarju midagi. Aga kui sa seal kasvatad, siis sa pead panema hästi palju väetis, taimerammu või mingit asja, et see muld oleks juba väekas ja nii edasi. Aga üldiselt on ikkagi täna ja kõik põhjaveed, kõik mis mulla sisse läheb, kõik on reostatud. No, jah. Nii et selles mõttes, et mida ja loomulikult jah, sa ise ka nagu sööd asju sisse, see rinnapiim on ka sinuga seotud. Aga ikkagi, see on nagu kõige parem variant lapsele üldse ja tuleks rohkem üldse nagu laste puhul on see, et tuleks rohkem vaadata lapse järgi. Mida ta tahab, mida ta tunneb, mitte seda, mis ütlevad need... Ja suruda, ma olen näinud nii palju neid videosi sotsiaalmeedias, kus vanemad üritavad siis lastele nagu mingi brokkolit ja köögivilju nagu sisse sööta ja siis laps nagu ei taha, sa pead oma köögivilju sööma, aga laps instinktist nagu ta ei taha seda jama süüa, ja siis vaatad, annad mingi lihad asjad, kõik mätsutavad seal kahe suu poolega, ongi, lapsed on nii erinevad, et selles mõttes lihtsalt andagi seda ruumi ja vaadata, et aga mis laps tahab. Annad talle, nagu Jaan Aru ütleb, annad talle valiku asju, sellest ta proovib. Ja siis sa näed, et on muidugi loomulikult laps sööks suhkrut kogu aeg, kui nagu ainult tallaseks valida. Aga kui sa annad tervislikud valikud, siis sa saad vaadata, mis talle päriselt meeldib. Mitte see, et ei, see nii peab olema ja arst seda ütles. Et oleme ausad, et arstid on ikkagi välja koolitatud narkodiileritena. On ju litsenseeritud narkodiiler. See on see, mida arstiteadus tegelikult täna teeb, olema ausad. Tahaks kõik tableti peale panna, et nad sinna tableti peale jätta, sest see on jälle raha paneb rattad käima. Et niimoodi see süsteem meil siin töötab. Ja, nii et see rinnapiima teema on oluline, hästi-hästi oluline. Aga kui ema on väga suures stressis, väga suures pinges, ta on igatpidi endaga kriisis, siis üldiselt jookseb rinnapiim ka kinni. Ja seda tehakse usinalt meil, et ema oleks kriisis. Ja mis siis peale seda rinnapiimaga toitmist meil tuleb? Nüüd on tegelikult väga olulised arenguaastad ju. Kuni 7 aastani on hästi-hästi olulised arenguaastad lapsele. Ma rääkisin sellest mingis saates, kuidas see aju areneb, kuidas on need etapid. Aga see on nagu üks tähtsamaid ja olulisemaid aegu üldse, sest et see seab kogu selle fooni, selle vundamendi, mis on edaspidi, mida laps näeb, mida ta kuuleb, mida ta vastu võtab, mida ta õpib.
ja siin on hästi tähtis see, et ma kogu aeg püüan rõhutada seda, et luba lapsel ise hakata tunnetama nagu ja näita talle ette tervislikke asju. Ja siin on ka, et laps siis saab tervelt areneda välja siis, kui sa jälgid, kuidas tema aju, tema närvisüsteem areneb ja vastavalt sellele annad talle siis nagu ka ütleme siis nagu raskumiseid või õppimisasju, et liiga vara, kui sa midagi õpetad, siis see on tagasilöögiga, sest tegelikult lapse süsteem ei suuda seda kanda. Ja kui sa talle mitte midagi ei õpeta, no siis ei saa midagi tulla. Et kui sa oled see ema, kes oma 25-aastasele pojale veel nagu süüa teeb või saapa paelu seob, siis ilmselgelt sealt head nahku ei tule. Aga mida ma just vaatan, mida näiteks vaata tänapäeval hästi palju on näiteks see, et meil on kiire, on frustreeritud ja siis see laps tahab seal mingid pusida, et anna ma teen ise, tahabski saapa paela siduda ükskõik mida ja siis ei ole aega, lähme ruttu. See on ka vaata süsteemi poolt kõik loodud tegelikult. Et ei ole rahulikult aega olla, lubada sellel lapsel seal võib-olla see saapa paela siduda või pusida mingid pükse jalga, vahet pole. Aga kui ta seda teeb, siis tema aju ju kogu aeg areneb ja õpib ja sealt kasvab enesekindlus. See on see, et ma sain sellega hakkama. Et sealt kasvabki nagu selles mõttes see sisemine terve enesekindlus, et tulevad mingid rasked asjad, ma õpin selle ära ja niimoodi minnakse läbi elu edasi. Ehk aju õpib siis adapteeruma, nende raskustega hakkama saama ja siis nii-öelda lahendusi leidma ja jääb nagu avatuks või uudishimulikuks. Aga kui toimub vastupidine protsess, et sa näiteks teed midagi, ma ei tea, üritad saapa palju siduda. Kurat, sa ei oska mitte midagi, loll oled või kaua sa passid siin kaua, ma õpetan sulle seda, mina juba 3-aastasin lugesin Puškinit, on ju. Et siis mis aju teeb? Annab alla. Tõmbab kokku, saab kriitikat, ei julge eksida, tal ei teki seda uudishimusid edasi minna, sest see on ebaturvaline, ja nii edasi. Ja närvisüsteem saab siis ka pidevalt seda, et tõmbad ennast järjest väiksemaks kokku häda, kuni siin siis võib-olla enam nähagi ei ole. Nii et see aeg, kui sa tahad, et sul oleks terve laps, tugev laps, tark laps, et temast tuleks välja, ma ei tea, geenius, Einstein või Kasparov või kes iganes. Ja siis see on ikkagi turvalises keskkonnas kasvamine, avardumine, lapse toetamine, temale asjade näitamine, mida kindlasti teha ei tohi, mitte mingil juhul ei tohi lapsega päev läbi mängida. Ehk sa pead taga mängima, loomulikult sa pead taga kohal olema, aga kui sa oled kogu aeg tema huvijuht, siis ta samamoodi õpi ise mitte midagi tegema. Ta ei õpi, et seda, et kui tal on igav, siis ta hakkab leiutama, otsima, vaatab ringi, lisaks on ka see, et ta hakkab nagu ümbrusega tutvuma. Et siis on samamoodi nagu selline inimene, kelle eneseregulatsioon ja kõik käib läbi partneriks, et ma ise ei oska mitte midagi teha, siis ma istun siin ja ootan, et kuule, et mis sa nüüd välja mõtled, et vai, lõbusta mind. Et siin on, ma ütlen, et see, kuidas sa selle aja paned nagu, see on kogu vundament, mis sa siis lood. Ja nüüd viiakse ju lapsed siis lasteaeda. Vanuses 3-7. Muidu ei arene, on ju? 3-7. Tead, kui vanalt USA-s lapsed viiakse lasteaeda? Ma arvan mingi 2,5. Nädalat. Kuud. Ameerikas saad sa olla lapsehoolduspuhkusel 2 nädalat. Paljudes Euroopa riikides saad sa olla 2 kuud, 6 kuud. Mitte kuskil tegelikult selle koha pealt, sellist pilti nagu Eestis on, väga vähestes riikides on, et sulle 1,5 aastat saad emapalka, 3 aastat sa midagi emapalka ei saa, aga selles mõttes, et lapsehoolduspuhkus on sul ikkagi 3 aastat. Iseasi, kas sa saad seda lubada omale majanduslikult, aga kujutan nüüd ette, et 2 nädalaselt siis tuleb lapsehoidja või 2 kuuselt, minu eksabigaas siis rääkis, et nemad andsid riigi siuke nagu kuhu beebid siis viidi. Selline lasteaed, kus siis nagu, ma ei tea, 6 kuuselt või 6 nädalat. Jõhker. Ja siis sa mõtled selle peale, mõtled nagu, ma üldse ei kujuta ette, et ma nagu 6 kuuse lapse viiks mingisse kohta, kus on meil terve hunnik teisi lapsi, seda ma nagu seal haiglasse kõik ruumis. Võõraste inimeste kätte, nii. Need inimesed, kes seal on, nemad ei ole terved. Neil on omad traumad. Kuidas nad lapsi käitud, kuidas nad hoiavad, miks nad seda tööd üldse teevad, ma ei tea. Mis need motivatsioon on, et kas ta on seal raha pärast või talle tõesti meeldib see töö.
ja siis sa kujutad ette siis ma kuulsin üks päev just nii huvitavat mõtet, et kõik inimesed valivad oma töökohad nagu oma lapsepõlve traumade järgi, et näiteks täpselt siis toodigi lasteaia kasvatajate näide, et nad tahavad siis nagu seda oma sisemist last hakata parandama läbi siis nende laste, keda nad seal kasvatavad, et järelikult neid on siis nagu kuidagi seal traumeeritud või mis iganes ja siis nüüd nad on ise selles samas süsteemis, et saavad nagu neid lapsi seal nagu parandada. Jah, aga need lapsed hakkavad seal lasteaias neile endile nagu seda ise ennast peegeldama nagu vastu, on ju. Et see oli hästi-hästi põnev, et nagu, et kuidas inimestel ma olen sellega absoluutselt nõus, sest mina tean väga selgelt, et miks ma läksin terapeudiks, oli see, et esiteks ma otsisin tunnustust, kiitust, minu turvalisus oli see, vaata, kui ma kellele teisele tekitan turvalise tunde või meeldin. Ja teine asi see, et ma ise otsisin tervenemist. Ka see, et kuidas ma terveks saan, kust ma leian selle koha ja siis see oli, mis siin ajendas. Ma ei ütle, et see halb on lihtsalt küsimus selle, et sa pead ühele aru saama selle osa endast ära tervetama, sest muidu sa ei ole terapeudina, sa ei ole nagu ise terve või suhted ei ole puhtad. Aga absoluutselt, kindlasti seda tehakse. Aga lihtsalt mõtle neid lasteaedasid täna, et laps viiakse ema juurest minema siis alates, ma ei tea, 2 nädalast, mis iganes vanus see siis on. Ta ei ole enam oma vanemate mullis, kuigi ega see ka alati kõige parem ei ole, aga ühesõnaga võõrad inimesed, süsteem annavad selle lapsele õpetust. Hommikul sa pead kindlal kellal tõusma, sa pead kindlal kellal magama minema, sul on kindlal kellal söögi, et mitte sa jälgi seda, et mis ma tunnen, millal ma kõht tühi on, millal ma magada tahan. Siis seal on terve hunnik teisi lapsi. Ja seal on sõjaväe reeglid juba vaata nüüd rivvi ja terve nagu suurem osa lapsi, kes seal kõik on ju ka närvid läbi. Sest nad juba tulevad kodust, nad on, närvisüsteemid on katki, söövad oma suhkrut, nii edasi. Minu jaoks kõige naljakam nagu argument ongi, et tänapäeval, kui ma kellelegi räägin, et tead, ma oma last nagu lasteaeda niimoodi ei vii klassikalisel kujul ja kooli nagu ka väga ei tahaks niimoodi panna, on ja siis tuleb see, et aga kuidas nad siis sotsialiseeruvad endale neid sõpru saad, siis ma mõtlen nagu neid lapsi, kes seal lasteaedades ja koolis on, need telefonis nagu scrollivad ja täpselt nagu põrgulised jutumärkides on nendega sotsialiseeruma või? Ei, aitäh. Mina nüüd vaatangi, ma alguses ütlesin ka, et ma emad kooli lasteaeda ei pane. Ja siis ma hakkasin jälgima nagu seda, aga siin on hästi olnud, mida emma tahab. Et tal on oma teekond, millega ta see tuleb. Ja minul on näiteks emma Valdorf lasteaias ja ta väga meeldib. Ta küsib iga hommiku, et kuule, et kas me juba lähme ja niimoodi, et talle hästi meeldib, kasvataja on super tore. Ja selle sotsialiseerimise koha pealt selles mõttes ma nõus, et kui mina peaksin nagu temaga päev läbi nagu mängima või tegema olema, see ei ole talle omasugustega mängida, tal on tegelikult tore. Aga ka sotsialiseeruda saab ka erinevatel viisidel ringid, võib-olla mingid trennid. Aga kui me tuleme tagasi selle juurde, mis oleks loomulik, meie ju ka lapsena mängisime õues ja naabrilastega ja nii edasi, et lapsed tahavad kindlasti omavahel mängida ja see ongi neile väga oluline. Aga kui sa nüüd võtad, et see peaks ikkagi olema nii, et me tegelikult peaksime elama kogukondlikult, ja nõukogude ajal vaata ju oli seda, me tundsime kõik teineteisse, tundsid oma naabreid, mina mängisingi, mul oli parim sõber oli kõrvalkorterist naabripoiss, üleval oli mul teine sõber, ma ei tea, seal ümber kaudsetes majades olid lapsed, me kõik selles mõttes, et okei, me elasime küll nendes Mustamäe mingisugustes paneelmajades, aga me nagu elasime kogukondlikult, mõistad, sest naaber tundis naabrit. Kui ema ei saanud näiteks seal, ma ei tea, töölt varem koju tulla või mis iganes on ja mina võisin lasteaiast üksi koju tulla, minu naabrinaine võis mind vaatama tulla, et me kõik nagu aitasime, olime teineteise jaoks olemas, aga seda enam ei ole. Ja, et selle koha, et ma ütlen, lastel on absoluutselt vaja lastega koos olla, aga siis kui sa vaatadki kogu seda pilti, et kui sinna tavalasteaeda lähed, mis see foon seal on. Just lastel on vahe, on ju. Ma panin oma lapse trenni praegu ja siis ma, kui trenni aeg on, siis ma ju istun seal ja ootan ja ma ju ootan enne, kui see treener tuleb, ma ootan seal peale seda ja siis vaatan seda pilti, mis seal kõike toimub. Vaata ei satu väga tavainimese hulka muidu. Ja siis ma vaatan seda, et esiteks need vanemad tulevad sinna, isegi su laps seal, siis vanemad istuvad ainult nutitelefonis. Juba siis, kui me seal ootame. Nad ei näe ega tee sest lapsest välja. Laps küsib seal midagi, et ema, ma tahan juua. Aga mul ei ole juua kaasas. Nagu seal on mingi automaat seal, saad aru, kus on pudelid nurga taga. Mine võta siis sealt vett selle lapse, kui raske see on. Lapsel joogijanu ei saagi. Ja siis, kui need lapsed sinna trenni lähevad, siis vanemad on ainult nagu, need ei näe mitte midagi reaalselt. Ja siis, kui neil on väiksemad lapsed kaasas ja siis nad ootavad seal, selle väiksel lapsel antakse ka ekraan kätte. Või siis, kui see vanem, kui see
seal on mingid naised, kes istuvad, käivad koos, siis mingid sõbrannad ja pläkutavad, 3 naist istuvad siis selle ühe sõbranna telefonis. Ja siis neil lastele antakse kätte telefonid, et nad ei segaks neid, et nad saaksid seal olla. Ma vaatan kogu seda maailma, mõtlen, et istun seal ja mõtlen, kuhu me jõuame. Vaatan ühe korra, seal istub üks naine, tal on mingi, no ma ei tea, aastane või 1,5-aastane laps ootab seda õde sealt trennist ja see pisike juba paneb seal selles iPhone'is või mis iganes phone see on. Ja siis ma nii tahaksin öelda, et kas sa tead, mida sa oma lapse aju ja närvisüsteemiga reaalselt teed, sa teed ta selliseks sõltlaseks praegu, sul on endal nii raske pärast. Ma ei saa öelda, ta ei ole mu käest midagi küsinud. Ise on ju samasugune sõltlane. Ja, aga ta ei ole mu käest midagi küsinud, ma ei saa talle mitte midagi öelda. Mul ei ole seda õigust. Aga lihtsalt see vaata seda nii kurb vaadata ja see ongi siuke tunne, et lihtsalt ei tahagi kuskile minna, ei tahagi seda hullust enam näha, sest see on lihtsalt ebanormaalne. Kui me võtaksime 20 aastat tagasi, kui me oleksin istunud seal nende vanematega, ootaksime oma lapsi trennist, siis me oleks kõik omavahel rääkinud. Tahad näha? Peale 2-3 korda kõik lobiseksid omavahel, nad teaksid, kes on kes, millega sa tegeled, see tekiks kontakt. Ma märkasin seda ühe korra juba, mina käisin vanasti hästi palju väljas. Kõik suhtlesid kõigiga. Keegi ütleski, et inimesed täna on väljas ei käi ja kui nad käivad, siis iga üks istub oma baari nurgas ja scrollib oma telefonis, mitte ei suhtle teise inimesega. Ma kuulsin ka, et mingi ööklubid panevad siin uksi kinni, sest inimesed ei käi enam väljas. Ei kõik. Keegi suhte enam oma vahel. Ei, kõik on nutitelefonis. Nagu... Ja siis see ööklubi omanik sellest oligi midagi öelnud, et tead, isegi kui käiaks, et ega nad ei räägi oma vahel ja siis mehed on hädas, et nagu ei saa naistega rääkida, et naised, et nagu kõik on mingi telefonides niisama, ei käidagi enam, ei sotsialiseeruta, et Tegelikult vaatan, et telefonid ja kõrvaklapid on kaitse. Mõistad, et ära sega mind. Et sa kohe näed ära, kui on see inimene, kellel on need klapid peas või mis iganes, eks ole, tal on see telefon käes. See ongi see, et ära jumala pärast minuga räägi. Nii et kui me selles mõttes vaatame, siis neid lapsi, eks ole, kes seal täna on seal lasteaias, mis kontingent seal koos on, millest need õpetajad ise tulevad. Seal on ju väga palju tegelikult terrorit, igasugust laste kiusamist, ma kuulen väga palju erinevaid asju. Ma sellest toidust vist ei hakka üldse rääkima, mis seal tehakse. Pole vist mõtet, ma arvan, nagu kõik teavad nagu jah, et mis lasteaias. Ja vanasti oli niimoodi, et lasteaias oli vaata oma köök ja oli oma köögitädi. Siis tehti süüa, see oli täitsa okei. Mõnes on isegi väga head, sõltub mükka söögitädi oli. Aga täna ostetakse sisse mingi, mis iganes, mingi suur firma toob. Ja see on mingi täielik jama. Pläust. No täis pläust, et seda ei saa isegi, ma arvan, enam toiduks nimetada. Ja niimoodi see kogu aeg läheb. Järjest hullemaks. Nägin isegi Facebookis tehti Pärnumaal olevatele lasteadele vist nagu eraldi lehekülg või grupp, nagu, kus jagati siis nagu, et vaadake, mis sööki meie Pärnumaa lapsed saavad. See nagu huvitav, et lausa eraldi grupid on tehtud selle jaoks. Et nii õhker on asi nagu... sa räägid Pärnu, mul on just üks klient on Pärnus lasteaiakasvataja, ta jagas mulle sarnast informatsiooni, et seal on nagu asjad lähevad järjest hullemaks. Nii et ma ei tea. Selline grupp on nagu Pärnu lasteaedade toit. 2400 memberit. Ja siis... Ja siis jagatakse selliseid videosi, pilte... Ja need on kõik kindlasti nagu katastroofilised, ma saan ära. See on pandud siuke pilt. Kas keegi oskab ilma menüüd vaatamata öelda, millega on tegu? Mingi valge ollus siis siin taldriku peal on. Päris karm on ju. Ei mõtle, inimesed on nagu sinna maani viidud, et on tehtud gruppe, seal on 2400 liiget. Inimest juba. Nagu vaadake, mis meile lasteaias nagu süüa antakse. Ehk siis tegelikult on jälle nii, et kui me oleme rääkinud sellest, et maatriks mürgitab, siis sa viid oma lapse sinna, kus teda emotsionaalselt mürgitatakse, tema meelt mürgitatakse, teised lapsed ja kasvatajad, kuidas nad on oma seisundelt, eks ole, siis tema keha mürgitatakse selle toiduga. Teda õpetatakse mitte ennast kuulama, vaid järgima mingisugust süsteemi rütmi, mitte seda... On ainult üks õige vastus ja kõik teevad nii ja kõik kuulavad. Ehk siis jälle, et sa oled ikkagi, oleme ausad, sa oled ikkagi ori, sa ei tuld siia endale vajama ja ongi kogu lugu. Nii et see lasteaedade, mida ma olen hästi palju öelnud, mida tuleks teha, tuleks kogukondlikke süsteeme luua, vanemad võiksid nagu ise panustada, otsida siis paremaid lahendusi, Montessorid, Waldorf lasteaiad, kuigi eks ka selles mõttes, et ka seal on selge, et ka seal võivad olla igasuguseid lapsi, aga ikkagi üldiselt on seal see pilt nagu palju parem. Ja muidugi nagu mis on tehtud, mida me ei saagi selles mõttes vanemate koha pealt öelda, et näiteks ka Waldorf lasteaeda last panna väga kallis.
väga-väga-väga kallis. Igaüks seda endale lubada ei saa. Ja see on jälle niimoodi tehtud, et sul ei ole justkui seda valikuvõimalust. Vanemad peavad tööl käima. Täna proovisi hakkama saada nii, et ainult üks vanem käib tööl. Väga vähesed pered on võimelised sellega hakkama saama. Et kõik tehakse jumala pärast niimoodi, et sul kuidagi ikkagi mugav Piinad ja kannatused. Ja no ja siis on lasteaed on siis ettevalmistus, eks ole, ja siis asume siis kooliteekonnale. Jah, ma vaatan seda koolielu täna ja näen läbi oma laste seda kõrvalt. Minu poeg õnneks on teinud natuke targemad valikut, astus sellest nagu suurest süsteemist välja. Aga tütar käib jätkuvalt edasi, et see ikkagi, milline tempo lastega peale on, see sõna otses mõttes ikka täiesti tapab neid. Ja kui me siin vaatasime vist Kristiina Heinmets tegi ka mitu postitus sellest, et iga nädal jõuab vist haiglasse 2 noort, kes on siis teinud enesetapu katsa. Et ma ütlen 100%, et kuigi loomulikult kodul on väga suur nagu mõju sellele, aga see, mis koolis toimub, see on täiesti nagu katastroofiline. Mis tempo on? Kuidas õpetajad lastesse suhtuvad? Ja vastupidi, ja kuidas on nuti nagu igale poole, nutiekraanid, kõik need tahvlid, asjad, kuidas seda juba peale surutatakse. Me teame, et see ajab närvisüsteemi häiresse. Kooli kiusamine. Kuidas omavahel teineteisesse suhtutakse, see võistlemine, need hinded, seal on nagu nii palju aspekte ja see paljast pähe tuupimine ja suurem osa, mida seal õpetatakse, on ju puhas valev lisaks kõigele. Ma just jäin mõtlema, et tuupimine pluss siis nagu mille tuupimine on ju, et ajalugu. Ajalugu, kõik asjad. Tegelikult mis on veel, ma olen seda rääkinud, et hingeline inimene tegelikult arvud ja tähed on ikkagi nagu maatriksi väljamõeldus sellistel kujutel. Et meil on olnud teistsugused nagu sümbolid, nagu ruunid ja bukvitsa ja hoopis teistmoodi toimib siis nagu hingelise inimese aju. Mida varem laps õpib lugema, arvutama, kirjutama, seda kiiremini seda aju tegelikult nii-öelda nagu ära piirad ja lõhud. Et tänapäeval on tegelikult siuke huvitav fenomen juba tekkinud, väga paljud lapsed ei taha varakult õppida, lugema, kirjutama, et nad järjest kaugemale lükkavad seda. Ja tegelikult Waldorf koolides näiteks ei öelda üldse, et nad peaksid nii vara hakkama lugema ja kirjutama, kui on seal tavakoolides süsteemis. Et seal juba vaadataksegi ja sa pead just ka vaatama võib-olla seda, millel just see lapsel see valmidus. Mina näiteks üldse ei kiirusta sellega, et ma peaksin selle lapse nüüd hirmsasti panema kohe lugema ja kirjutamist õppima. Mina lugesin 4-aastaselt. Ema on täna 4,5. Ma ei ole küll hakanud talle tähti õpetama. Et lasta olla ja vaatame, millest ta ise millal huvitub. Et ma võin temaga raamatuid lugeda, näidata talle mingeid asju, aga tal peab ise huvi tekkima, eks ju. Et need on nagu olulised aspektid. Ja kui ma täna lihtsalt vaatan nüüd seda ATH tasandit, mis meil on nagu massiivne, et täna ma saan aru, et ei ole piisavalt juba enam nagu vaimset abi kõikidel laste jaoks, keda nad vajavad, aga reaalselt need terapeudid ja psühhiaatrid ja psühholoogid ju neid lapsi ei aita, vaid valdavalt panevad neid ju rohtude peale. Nad ei tegele... Narkotsi peale. No nagu ma ütlesin, litsenseeritud narkodiilerid. Nad ei tegele ju tegelikult ennetamisega. Nad ei tegele sellega, et nad vaatavad, kus on juurpõhjus. Nad vaatavad, lapsel on ATH, ta ei ole õppinud mitte midagi lapse närvisüsteemist, ta pole mitte midagi õppinud ajulainetest. ATH on lihtsalt hirmus elav laps. Hirmu, pinge, surve all elav laps ja aju on, saad aru, 200,000 kohas korraga. Mitte midagi muud, fookust pole. Kogu see dopamiini teema, kõik need ekraanid, sotsiaalmeediad, Sukur. Kõik juurde. See on nagu, sa oled, kõige parem on see ongi see, et maatriks viib su endast nii kaugele. välja. Sa oled endast väljas ja kui sa koondad ära, tuled siia kokku tagasi, siis tekib rahu. Aga siis tõmbatakse 1000 tükiks ja siis sa oled nii ärev selle pärast, et sa oled lihtsalt täiesti laiali, nagu igal pool. Nii et miks lapsed suitsetavad, joovad, tõmbavad kanepit, veibivad, energiajoogid, kohvi, kas mul on veel midagi jäänud ütlemata?
no, sellest piisab juba, ma arvan nagu. suhkur, ja kõik need igasugused, mis boobad ja pumbad ja mis joogid ja ma ei tea, mis asjad siin on. Üks solk tuleb teise otsa, mis saab jälle populaarseks. Siis vaadatakse kõiki neid imelisi mingeid ma ei tea, meedias neid influencerid, kes jälle reklaamivad uut mingisugust jooki ja šeiki. Ja tegelikult sa vaatad nende lastele otsa, sa näed, et noh, kedagi kodus juba enam ei ole. Minu arust nii hullud on need poed, vaata, mis kaubanduskeskustes on need värviliste kommide poed. Candy nagu. shop jah, või mingid mingi siuksed. asi Ja iga kord, kui ma nagu möödun sealt, vaatan kogu aeg, lapsed on ju seal on ju. Kes siis veel? Ja hästi nagu kurb on näha vahest ka, kui nad nagu vanematega lapsed on seal. See vanem on vabatahtlikult käest kinni, lähed oma lapsega sinna põrgusse sõna otses mõttes ja ise rahastad veel tema seda sõltuvust nagu, võib-olla võtad ise ka enda sealt veel midagi, on ju. Seda on nagu päris aga põrgu ongi hästi värviline, ilu. Kui meil oli eelmine kord ju, tee põrgusse tundub taevalik ja tee taevasse tundub põrgulik. Aga mine vaata seda kommipoodi, vaata mõkke värvide valik seal on. Vaata, mis kujundid seal on, millised valgused, millised erinevad pallikesed, millised, saad aru, see on ju, see tõmbabki nagu sellest, et see on hästi huvitav, vaata, kuidas värvidega nagu meie isusi ja kõik stimuleeritakse. Jah, just. Näiteks punane värv, vaata, mis kõik KFC, McDonaldsid, seal punast värvi kasutatakse. Punane ja kollane. Punane liha on punast värvi, munakollane on kollast värvi, mis on nagu siuke ürgsed need instinktid, vaata, et see värv nagu peaks moonutatakse ära. Jah, just. McDonaldsi kohta väga huvitav, ma kuulsin just ühte videot, nägin, kus oli tehtud intervjuu mingi juudiga, me oleme rääkinud sellest, et juudid valitsevad maailma. Ja siis ütles, et jah, et me võtame teie, et varastame kogu aeg teie lapsi, on ju, seepärast neid läheb palju kaduma. Siis me varastame need lapsed ära, siis me laseme nad verest tühjaks ja siis me saadame nad sinna meie tapamajadesse, et nad tahavad kus loomade ja kõigega sinna, siis lähevad siis üldliha sekka. Et selles mõttes väga äge on kogu see värk, aga vaata, see ongi see, et mis ma tahangi täna nagu, mis me siin räägime, on see, et Matrixis käib jaht lastele nagu algusest peale. Ja keegi kirjutas mulle, et me peaks selle üles otsima, selle kommentaari. Keegi kirjutas mulle siia ava oma silmad selle lehe alla. Et ma mõtlen kohe seda, kui ma kirjutasin suhkrust, oligi vist, suhkru või see suhkrust vabaks või midagi sellist. Ja siis inimene reaalselt kirjutas siia alla midagi sellist, et mis hullus sellest suhkrust on tehtud, näiteks keemilised suhkruasendajad siis lastele või kuidas sa lastele ütled, et kommi ei saa? No tõesti, jah. Kuidas sa ütled lastele, et ei saa kommi? Nagu, mis värk on? Et see põrguse meelitus ja see kõik on tehtud nii maitsvaks, et tõepoolest ma saan aru, et mul ka kohati tekib nagu kuidagi nagu selline süütunne nagu sees, sest et ma ei ole nõus lapsele mingit jäätist andma, ma ei ole nõus talle mingit kommi ostma, mingit saiakest ostma ja loomulikult ta ju nõuab seda ja kõige hullem ongi see, et see on ju igal pool nähtavalt. Kui ma lähen taga sinna poodi sisse, Selverisse, mis asjad mulle esimesena vastu tuleb? Need on kõik kommid, seal ees on hunnikutes. Ja crazy on see, et vaata, sinul tekib süütunne, kui sa ei taha oma lapsele seda anda, aga need kõik, kes annavad, neil ei ole mitte mingit süütunnet, isegi ei mõelda selle peale. Aga korraks tagasi sa rääkisid, vaata McDonald's ja inimliha ja McDonald's teenindab päevas 64 miljonit inimest. 64. Päevas 64 miljonit inimest. Kust nad nagu reaalselt võtavad selle veiseliha? Veiseliha ja selle koguse. Täpselt, et nagu midagi on seal kahtlast, on ju, et see teooria kuskilt käis klaasi vahepeal netis läbi, päevas 64 miljonit inimest, kus kõik need lehmalaudad nagu need veised meil kasvavad nagu, kust see kõik tuleb? Kõik tõenäoliselt esiteks ei söö nagu võib-olla seda ütleme seda burgerit näiteks veisega, aga kust tuleb ikkagi see kogus, teine asi see, et see kindlalt ei ole puhas veiseliha, see on ammu selge, kui sa seda, ma mäletan juba, kui mina sõin McDonald'sis 20 aastat tagasi, siis ma mäletan iga kord, miks ma lõpetasin selle lõpuks selle söömise ära, iga kord oli üks ja sama lugu. Ma sõin selle ära ja mulle pärast nii paha olla mitu tundi, et ma lihtsalt ei suutnud enam olla. Sellega lõppes minu, sellel ma olen teadlik veel. Sellega lõppes minu McDonald'si saaga. Ise nad võidavad, et on 100% veiseliha burger seal vahel.
veiseliha, võib-olla inimesi peetakse ka lehmadeks, loomadeks, kuidas seda teab, ei oska. Jah, muudeti definitsiooni, vaata nagu seal koroona ja seal vaktsiinid. aga tuleme selle kooli juurde tagasi, et selles mõttes sa võtad selle lapse, selle 7-aastase, paned ta sinna pinki istuma, vanasti võiks nii teha, ma mäletan, kui tahtis midagi öelda. Mitte midagi sa seal teha ei või, põhimõtteliselt istud 45 minutit, pead seal paigal istuma, kuulama, vabandage väljas mingi täielikku jura, mida suust välja aetakse ja siis, kui sa julged selles kahelda, siis oled sa, ma ei tea mis, või kui sa ei viitsi kuulata või vahid aknast välja, siis sulle öeldakse kohe, sul on tähelepanuhäired, et sul on ATH, et osadel ilmselt ei olegi mingit ATH-d, vaid lihtsalt on allergia selle jama vastu, mis seal tehakse. Aga see ikkagi, mis kool selle lapsega teeb, et nüüd kui me rääkisime, et hingelistel inimestel on hingetee, siis see, mis sinuga ära tehakse selle esimese 7. eluaastast, siis kuni ülikool lõpeb, sa oled umbes 22, 23, siis selle ajaga oled sa nii ära programmeeritud, nii kinni pandud, sest ma olen seda vist öelnud juba, et kooliharidus lõhub aju. Esiteks ta teeb parema poole dominantseks põhiliselt, lisaks ta tekitab parema vasaku aju poolkera vahel, nagu nad ei toimi enam koostöös. Et see sild, mis seal vahel on, mis siis vastutab selle eest, et nad vahetaksid omale informatsiooni, see lõhutakse ära. Ja eriti siis, kui inimene on pideva stressiseisundis, siis see just ei toimi, sest nad kaks hakkavad täiesti eraldi nagu oma vahel tööd tegema. Ja siis kogu selle ajaga siis see mingi see hingetee sul sealt ei avaldu. Või isegi võib-olla kui siis kuskilt hakkab midagi avalduma või tulema, siis see on üsna habras, siis inimesed on uskumus, et ei, sellega sa raha ei teeni ja veel 1000 uskumust on sinna otsa. Ja siis sa vaatad neid vendi, kes sealt ülikoolist tulevad. Kõige parem on see, kuidas ülikoolis õpetatakse ärijuhtimist. Ma olen neid ärijuhte siin nende paberitega näinud küll ja küll, kes mitte midagi tehtud ei saa. Või vaata neid, kes tulevad siia mingisugused, ma ei tea, ukrainlased või ükskõik kuskilt, neil on mingi 4 ülikooli haridust. Nad on reaalselt üliharitud. Nad töötavad koristajana. Ma muigan praegu, sest ma just nägin postitust, kus siis inimene kirjutas, et küsis nagu rahva käest, et mis on üks selline töökoht, et millest ei julgeks isegi ka oma lähedastele rääkida, nagu et kui te peaksite seal töötama, sest et parasjagu ei ole vastavalt sinu ülikooli haridusele mitte ühtegi töökohta pakkuda. Siis ma olin nagu, inimesed raiskavad aega ülikoolis millegi õppimisele, kus nad siis pärast ei leia töökohta seal erialaselt ja siis nad lähevad tegema midagi, mille pärast neil on jutumärks piinlik, nagu isegi oma lähedastele seda töökohta öelda, ma ei tea, ma töötan koristajana või kassapidajana või mis iganes on ju, klienditeenindajana. No mina ütlesin, aastaid tagasi ütlesin, et saad aru, mine enne kutsekooli, õpi mingi asi, nagu mida sa kätega päriselt teha oskad. Neist väga, tänane klient ütles ka väga hästi, et AI tuleb võtta varsti suurem osa töökohti üle, see on juba selge. Aga AI sul küüsi viilima näiteks hakkama isegi, et ma isegi vaatan neid tüdrukud, kes teevad siin meid depilatsioone, teevad küüsi, vahet ei ole, seda kunagi AI üle ei võta. Ja nad reaalselt panevad oma graafiku paika, millal ja kuidas nad töötavad, nad saavad reisida, millal nad tahavad, nad võivad oma hindu tõsta vastavalt oma vajadusele, mis iganes. Ja neil, üldiselt need, kellel mina käin, on head, neil on tööd rohkem, kui nad teha jõuavad. Facebookis Janno Kurs postitas üks hea video ja ütleski, et kõige lollim asi, mida noor inimene praegusel ajal teha saab, on minna ülikooli. Sest et paari aasta pärast AI on su selle töökoha nagu üle võtnud ja sul pole mitte midagi teha. Ära raiska oma aega, ära minu ülikooli. Ja mina ütlesin oma noortele kodus sama, mul siin ühed hakkavad kohe keskkooli lõpetama, eks ole, nii-öelda minu poiss valis ka kutsekooli ikkagi pärast seda 9. klassi. Ja siis ja tema pruut on ju, mõtlesin mõlemad ka, et võtke sabad selga mingi Austraaliasse, mingi tehke see work holiday viisa, töötad mõned kuud, siis chillid Aasias mõned kuud, töötad jälle mõned kuud, chillid Aasias mõned kuud, siis minge vaadake maailma. Minge vaadake, mida te üldse teha tahate, mis teile meeldib, näete üldse maailma, õpite erinevaid kultuure tundma, võib-olla kohtud, kelle tuleb mingi äge äriidee, tegelikult mul poiss ehitab ise juba mingeid süsteeme ja kui ta need süsteemid valmistab, siis temal ei ole üldse vaja, nagu tal ei ole asukoha põhine, mitte midagi see. Et see ülikooli minek täna, ma just vaatasin, Dan Martel tegi samamoodi mingi videots ka, et õppimine hakkab täielikult muutuma. Täielikult, see mis ja kuidas see läheb, et see ei saa üldse võrreldagi sellega, mis oli. Aga ma olen nõus, nagu ma arvan, et isegi arstid varsti, juristid, kõik need, mis on nagu need high paying, ütleme, et kõrgelt tasustatud töötena, suurem osa saab selles mõttes tehtud AI-ga. Ma toon sulle hea näite, mul oli üks tuttav, kellel oli mingi õlaprobleem ja ta kirjeldas nagu väga detailselt AI-le siis, et nagu kus, mis, millal, kuidas ja AI pani ta siukse raporti sinna kokku, et ma ei pea arsti juurde minemagi, sest et ma saan kodus nagu lihtsalt 5 minutiga endal teada nagu, mis mul on,
täpselt näitab ära, mida teha, kaua taastub ja nii edasi, on ju. jah, Noh, täpselt, et aga nii ongi, sellepärast et täna selles mõttes on see loogiline, sest et AI-l on esiteks nii palju rohkem teadmisi ühe inimese sisse, need lihtsalt noh, et ta need kõik õpiks, tal on ressurssi, on ju, võimalusi, tänase arsti juurde sa ei saagi enam, kui sa tahad sinna saada, siis kuskil oli kabineti peal nagu silt, üks konsultatsioon võrdub üks mure, nagu kas see oli arstikabinet, siis ma ei Jah. tea, ei saa küsida 10 asja, saad aru. Et ja siis ongi, siis see AI annab sulle detailse ülevaate, annab sulle juhised, on ju, määri seda peale, sa võid ju küsida pealt, kuidas ma looduslikult seda teen näiteks. no täpselt. Sa ei pea minema sinna ravimitööstuse ukse taha ja koputama. Et ma arvan samamoodi, et tegelikult maailm on selles mõttes väga-väga suures muutumises. Aga kui me tuleme tagasi jälle, et mida see laps teha võiks, on see, et algusest peale võiks just hakata vaatama, et see laps, kes sulle tuleb, kes sinu perre sünnib, kes ta on? Huvitama tugevused temast, just, et sa lased tal kogeda seda elu, mingites hetkedes suunata, pakud talle erinevaid valikuid ja lubad ja vaatad nagu, et ma ei tea, noh näiteks kui sa ostad lilleseemnest, tõenäoliselt sa tead, mis lilleseemne sa ostad, aga noh piltlikult, et paned selle lilleseemne mulda ja vaatad, mis sealt kasvab. Noh, annad talle, nagu lapselegi, et annad talle süüa, annad talle juua, annad talle armastust, aga see hakka, et kuule, ei, sa kasvad nagu valesti või kuule, et sul on roosad, oota, ma värin sind punaseks. Ei hakka seda tegema, vaid sa vaatad, milline see lill kasvab ja kõige ilusamaks kasvab tal siis, kui sa lihtsalt annad talle seda basic hoolt, mida ta vajab, siis ta saab õitseda, minna ilusaks, suureks, tugevaks, juured lähevad sügavale mulla sisse. See on see, mis peab tegema ja need anded ja see kõik on lapse sees olemas, need ise avalduvad. Aga nii kui sa keskkond on soodne. Just, kui keskkond on soodne, aga nii kui sa viskata sinna maatriksi hammasrataste vahel ja loomulikult, mida vanemad kõige rohkem teevad, oma hirmudega tapavad selle lapse ära. See on põhiline, et kui ikkagi ise ennast ei tervenda, et õnnelik laps võrdub õnnelik lapsevanem ja meie töö eelkõige on ise ennast ära tervendada. Me kõik teeme vigu, mina ka siiamaani, aga olulised kohad on ka see, kas ma teadvustan neid, kas ma saan sellest aru, kas ma seal kohal saan minna lapsele öelda, et palun vabandust, selgitada ja need asjad, me keegi ei tule ideaalsetest nagu keskkondadest, aga täna on meil järjest rohkem teadlikkust, ehk siis järjest vähemaks võiks jääda vabandusi. Ütleme siis niimoodi. Hästi öeldud. Jah, et mida teadlikumaks me saame selles mõttes, et me võtame vastutuse selle eest. Laps on, minust see on parim lause, et laps on perekonna kodupeegel. Et kui sa vaatad ühte last, siis sa juba saad aru, mis seal kodus toimub. Absoluutselt. Jah, et see on nagu täiesti aamen kirikus. Et seda, et laps sünnib halva iseloomuga või ma ei tea, laps on kuidagi halb või kui me siin räägime nendest hingetutest, kui sa sellega laps, siis selle lapsel on tõesti tal emotsionaalne pool jääb puudu. Aga lõppkokkuvõttes, kui me räägime ikkagi hingelisest lapsest, siis ikkagi on nii, et kui sa lähed kaasa maatriksi manipulatsioonidega, lõhud selle lapse ära, lähed sinna Candy Shoppi või Poppi või mis iganes ta on, lased tal neid mingid Demon Hunter, K-pop Demon Hunter multikaid sealt vaadates, kõik laulavad seda laulu. Et kui sa kõiki neid asju teed, et lastel on vaja ikkagi loodust, koduloomi, ema, isa, õdesid, vendi, toredaid sõpru, lubada tal avastada nagu täiesti teistsugust maailma. Et see tegelikult ju kasvatab nagu terve lapse ja tõesti nagu, et ära suru, ta ei ole sinu. Ehk paljud vanemate jaoks on see laps nagu mingi tema järgmise mingi saavutuse siuke jätk. Ja siis see, et mis endal vaata tegemata jäi. Jah, et ma tahtsin saada, ma ei tea, maailmakuulsaks ilguldajaks. Elavad oma unistusi laste peal välja, aga see ei ole üldse võib-olla see lapse unistus. Mina näiteks täna tule mind pandi ujuma kunagi, sest mu võõras isa oli ujule. Me reaalselt vihkasin seda, nagu reaalselt vihkasin. Ja kui ma viisin täna emma trenni, siis me käisime katsetasime, küsin, kas sulle meeldib see trenn, kas sa tahad seda teha, kui teile ei meeldiks, ma võiks ta järgmise. Kus talle, aga ütleme, annad mingi 6-7 valikut, aga talle meeldib, tahab see käia, väga tore käime. Ma oleks tahtnud ka midagi sellist teha, ma oleks tahtnud tantsida, ma oleks tahtnud laulda, need oleks mulle palju omasemad asjad ja ma oleks täna hoopis teissugune tõenäoliselt olnud. Aga tänu sellele kogemusele sa oskad nüüd nagu oma lapsele pakkuda neid valikuid, on ju? Sest näiteks kui sul ei oleks seda kogemust, sa oleks samamoodi ta viinud ühte trenni ja oleks hakanud küsima neid küsimusi, on ju? Ei tea, samas kui mulle oleks antud tol ajal valida, ma annaks ka täna valida, vaata see võib ka nii pidi tulla, see ei pea tulema ainult nagu selle läbi kannatuse. Et ma ei usu, sest et mina ikkagi näen, et me kasvatame läbi eeskuju ja oma suuremate lastega, mina neid üldse tükk aega trenni ei pannud, sest mul oli nii suur vastuolu selles, et mind sunniti midagi tegema.
ja siis ma läksin vastupidist teed, aga ühel hetkel nad valisid ise omale asjad ja noh, ja nii ongi. Aga lihtsalt jah, et anda ruumi kõigile olla, kes nad on ja lihtsalt nagu sa ütlesid, luua see õige keskkond ja sealt kasvab välja siis, mis iganes sealt tegelikult nagu välja kasvama peab. Aga Matrixi eesmärk on, eks ole, laps ära lõhkuda, teha ta siis nagu hingetu sarnaseks, teha ta sama, panna ta samasuguseks siis robotiks ja et ta siis võimalikult palju kannataks, ta oleks kehaliselt võimalikult haige, et ta oleks võimalikult kehvad suhted ja ta oleks siis hästi halva mõtlemisega, hästi piiratud mõtlemisega. Et see on see, et risti vastupidi, et sa õpetad lapsele, kuidas oma keha hoida tervena, sa õpetad talle seda, kuidas paarisuhteid hoida, kuidas ennast hoida, mis on siin tasandil oluline. Ja õpetad seda, mida koolis ei õpetata. Täpselt, täiesti vastupidist. Ja see on see, mida tegelikult õppima peaks. Kuidas rahaga toime tulla. Ja kõik sellised asjad, midagi ei õpetata. Nii et kui sa tahad Matrixi lapsest teha jumalikku hingelist last, siis sa põhimõtteliselt pead valima tegelikult vastupidist. Nii lihtne ongi. Jah, ega see väga paljude jaoks tegelikult lihtne ei ole, et ega täna järjest enam ma vaatan, et inimesed ikkagi valivad koduõpet. Aga ma vaatasin ka seda koduõpet hakatakse siin piirama, et tehakse järjest raskemaks see valik. Nägin. Aga siis, ma ei tea, ma olen liiksin teise riiki kooli kirja. Ei ole uurinud ja vaata, kuidas teistes riikides on pärast tuleb, et ei ole parem seal mujal, on ju. No ma tean, et Hollandis näiteks vist koduõppe oli öeldud, see oli vist lubatudki. Mingid sellised teemad, aga mina ütleks niimoodi, et maailm on suur ja lai. Täpselt. On võimalik. Kõik on võimalik. Ja, see ongi see lause, mille peaks meelde jätma, et kõik on võimalik. Selle ilusa lausega tänaseks saamegi lõpetada. Nii et kõik on võimalik ja jätke kõik oma kommentaarid meile siia alla ja kohtume järgmine kord. Ja, järgmise korrani. Tšau, tšau.